No Andres Kõpper, seksikaimate meeste top 3-s. Mis tunnetega vastu võtsid selle uudise? Same shit, different year. Aga see nominatsioon, on see kuidagi üldse sinu jaoks oluline? On see kuidagi sinu jaoks midagi, mida sa päriselt tahaksid võita? Või on mingid muud ikkagi auhinnad sinu jaoks olulisemad? See on kõige tähtsam auhind. Unustage muusika auhinnad. Kui ma oleks režissöör, unustagu kõik filmi auhinnad. See on see, mis toob mind kohale. Aga tegelikult, olgeme ausad, Kroonika on natuke vastuoluline sageli inimeste jaoks, et natuke mõnikord liiga kollane, vahel urgitseb asju. Kui palju sina oled Kroonika pärast pisaraid pidanud elus valama? Kui Kroonika on liiga kollane, siis tasub see päikse käest ära võtta, siis ei kolletu. Ma ei ole pidanud valama siiamaani ühtegi pisarat, aga kindlasti ma annan sellele täna võimaluse. Kas netikommentaare enda kohta? Loed sa üldse? Ja mu lemmik oli kunagi aastal 2012. Tenfold Rabbitiga me olime Itaalias tuuril ja siis seal kuskil tipus Kalju otsas siis tegime väikse sketši, kus ma kukkusin siis Kalju nukilt alla ja siis esimene kommentaar oli good riddance. Pärast seda ma olen netikommentaaride fänn. Aga mis üldse sinu jaoks on nagu see, mis ütleme, meelelahutusest teeb meelelahutuse? On see mingi artistlikkus, on see, mis on sinu jaoks meelelahutus üldse täna? Mis on meelelahutus? Meelelahutus on see, mis lahutab meelt. Aga sinu oma? Minu oma? Minu meelelahutus on sellised late night talk show'd. Jimmy Kimmel. Mul see lahutab meelt küll. Ja igasugused stand-upid on ka midagi väga teretulnud. Ise pole olnud stand-uperiks hakkamist? Ei ole. Vahel tuleb ikka mõni nali, kus mõtlevad, see oleks täpselt see nali, mida saaks teha, aga ma arvan, et seda riski ma lähitulevikus ei võta. Selge. Aga laseme sind pidu nautima. Aitäh sulle! Aitäh!